Kui aeg on käes sünnitama tulla, ootame sind meie sünnitusmajja Ravi18. Seoses COVID-viiruse leviku ohuga oleme kasutusele võtnud mõned täiendavad ohumeetmed, et sina ja sinu beebi tunneksid ennast haiglas turvaliselt. Sünnitusmajja saabumisel antakse igale pöördujale ette kaitsemask ning vastuvõtmisel tuleb täita tervisedeklaratsioon. Seal küsime, et ega ei ole kokkupuudet olnud COVID-19 viirushaigega või ei ole kokkupuudet olnud hiljuti välisriigist saabunud kodanikega. Samuti mõõdame kehatemperatuuri. Kõikidelt sünnitajatelt võtab ämmaemand koroonaviiruse testi, et välistada ja selgitada välja võimalik COVID-19 viiruse varjatud kulgemine. Selleks viib spetsiaalsesse kaitseriietusse riietunud ämmaemand peenikese pulgakese teie ninakäikudesse, et koguda ninaneelus sekreetuuringule saatmiseks. Analüüsi vastus saabub tavaliselt mõne tunni jooksul. See on vajalik eelkõige, et tagada vastsündinu turvaline hooldamine sünnituse järgselt. Analüüsi võtmise järgselt jätkatakse tavapäraste haiglasse vastuvõtmise toimingutega, küsitakse terviseseisundi kohta, tehakse KTG monitooring ning vajadusel võetakse ka muud analüüsid. Samuti mõõdetakse vererõhk. Seejärel saadab sünnitusmaja töötaja teid sünnitustuppa. Sünnitaja peab kaitsemaski kandma senikaua, kuniks on teada tema COVID-viiruse vastus. Kui see vastus osutub negatiivseks, siis sünnituse käigus võib olla ka kaitsemaskita. Kõikidele sünnitajatele on kindlasti heaks uudiseks, et alates 18. maist lubame taas sünnitusele lapse isa või mõne muu koos elava pereliikme. Pereliige peab olema terve ning tal tuleb samuti järgida haigla poolt kehtestatud ohutusnõudeid. Kaasa tulevad pereliikmed peavad täitma ära tervisedeklaratsiooni, neil mõõdetakse kehatemperatuur ning samuti tuleb neil kanda kaitsemaski. Pereliige peab haiglast lahkuma sel hetkel, kui sünnitaja viiakse ära sünnitustoast sünnitusjärgsesse palatisse. Seetõttu soovitame kõigil enne haiglasse tulekut veenduda, et kaasa oleks pakitud nii telefonilaadija kui arvuti kasutamiseks vajalik. Haiglas on kõikidele tasuta kättesaadav wifi ja selle kaudu saab esimesi pilte ja emotsioone beebi käekäigust oma lähedastega jagada. Seega vaatamata sellele, et peame sünnitusmaja töörütmi ja töökorraldust hoidma veel tänagi pisut teisiti kui tavapäraselt, julgustan kõiki sünnitajaid meile tulema ning võin lubada omalt poolt, et meie personal on alati toeks nii nõu kui jõuga ja kui peaks aga ükskõik mis küsimus tekkima, siis kindlasti tasub sellega personali poole pöörduda. Ka sellistel juhtudel, kui peaks selguma, et te olete haigestunud koroonaviirusesse, oleme alati nõu ja jõuga abiks ja teeme kõik selleks, et teil oleks siin haiglas turvaline ja teie beebi oleks hoitud ja kaitstud. Kohtume Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas.